Tere kõigile! Täna lahendame koos ühe eksami ülesande. See ülesanne on pärit 2019. aasta matemaatika lõpueksamilt ja tegemist on ülesandega 7. Siin ülesandes räägitakse ruumilisest kujundist. Sellist sorti ülesande lahendamiseks peavad sul olema siis teatud eelteadmised varasemast. Esiteks pead sa oskama väga hästi siis teksti lugeda nii, et sa saaksid ka aru, millest siin räägitakse ja sa suudaksid ette kujutada seda olukorda, mida siin kirjeldatakse. Siis pead sa kindlasti oskama ühikuid teisendada, et tihti on ruumiliste kujundite ülesannetes ka ühikute teisendamine sees. Sa pead oskama täisnurkset kolmnurka lahendada, et siis leida ruumiliste kujundite erinevaid elemente ja loomulikult pead sa siis teadma ruumiliste kujundite omadusi ja nende pindala ja ruumala valemeid. Kui sul on tunne, et mõned nendest eelteadmistest ei ole sul väga hästi omandatud, siis enne ruumilise kujundi ülesande lahendamist võta aega ja lahenda siis neid ülesandeid, mis on seotud eelteadmiste omandamisega, sest mida paremini sa valdad neid eelteadmisi, seda paremini sul tuleb ka ruumilise kujundi ülesande lahendamine välja. Alustame ülesande lahendamisega. Kõigepealt loomulikult tuleb kogu ülesanne läbi lugeda ja sellest olukorrast aru saada. Nii, siin räägitakse küünlast, selle kohta on ka joonis juba tehtud, nii et siin ei pea eraldi hakkama siis ruumilise kujundi joonist tegema. All on silindrikujuline osa, siin on koonusekujuline osa ja siin on siis antud andmeid. Nüüd esimene punkt ongi, et kõik andmed joonisele kanda hästi, siis vaatame lõpuni igaks juhuks kõik ära, mis siin kirjas on. Mitu grammi kaalub küünal, kui 1 kuupsentimeeter parafiini kaalub 0,9 grammi. No massi leidmiseks peame kindlasti teadma ruumala, nii et juba võid peas välja otsida koonuse ja silindri ruumala valemid. Ja siis räägitakse, et see silindrilise osa külgpind kaetakse värviga, ehk siis sa pead teadma ka silindri külgpindala valemid kindlasti. Ja siis on siin ära märgitud ka see, et kui on vaja ümardada, siis tuleb ümardada kümnendikeni vastused. Nii, aga lähme siis esimese punkti juurde, ehk siis hakkame andmeid joonisele kandma. Esiteks räägitakse siin küünla põhja läbimõõdust. Joonisele siis teeme põhja läbimõõt, sa tead, et silindri põhi on ring, selle läbimõõt on diameeter, märgitud siis D-ga. Siis silindrilise osa kõrgusest räägitakse. See on siis suure H-tähega tähistatud. Siis räägitakse veel nurgast küünla koonusekujulise osa moodustaja, eks ole, moodustaja on siin ja põhja vahel, võt siin kuskil on 45 kraadi nüüd, teeme siis sellele koonusekujulisele põhjale raadiuse ja moodustaja, eks ole, ja nüüd siia vahele tekib see 45 kraadine nurk. Me nimetame selle siin praegu alfa. Ja siis me võiksime veel joonestada siia ka selle koonuse kujulise osa siis kõrguse ja olgu see meil siis väikse H-ga märgitud. Ja arvulised andmed kirjutame siis siia joonise kõrvale, et põhja läbimõõt ehk diameeter on 7 sentimeetrit, silindri osa kõrgus on suur H 14 sentimeetrit ja see nurk alfa oli siin 45 kraadi. Nüüd mõtleme ka natukene selle peale, et mida me nendest andmetest veel teada saame. Sa näed, et siin koonuse sees on koonuse kõrgusest, raadiusest ja moodustajast tekkinud siis täisnurkne kolmnurk, märgime siin ära täisnurga. Ja kui täisnurkse kolmnurga üks nurk teravnurkadest on 45 kraadi, siis sa tead, et see teine on ka 45 kraadi, mis tähendab seda, et tegemist on lisaks täisnurksele kolmnurgale ka võrdhaarse kolmnurgaga, ehk siis see raadius ja kõrgus on sama pikkusega. Et seda kõike saad sa teada selle tõttu, et see nurk on 45 kraadi meil ette antud. Kuna me teame ka seda silindri põhja ja tegelikult ka koonuse põhja läbimõõtu, mis on võrdsed, mis on diameetriga märgitud ehk 7 sentimeetrit, siis teame me ka, et see raadius on, eks ole, pool diameetrist ehk siis raadius on 3,5 sentimeetrit. Ja kuna selle koonuse osa siis raadius ja kõrgus on võrdsed, siis siit saame ka teada selle, et selle koonuse osa kõrgus on ka 3,5 sentimeetrit.
Lähme siis teise punkti juurde ja siin küsitakse, mitu grammi see küünal kaalub. Massi leidmiseks pead sa siis alati teadma ruumala. Nii et tegelikult seisneb meil see teine punkt siis küünla ruumala leidmises esmalt. Ja küünla ruumala koosneb kahest ruumalast, eks ole, silindri ruumalast ja koonuse ruumalast. Alustame siis silindri ruumala leidmisest. Sa pead teadma silindri ruumala valemit, põhja pindala korda kõrgus. Ja põhjapind on ring, eks ole, nii et põhjapindala valem on siis ringi pindala valem. Raadiust me teame, nii et saame selle välja arvutada pi korda 3,5 ruudus, mis on siis 12,25 piid. Siin kohe ma veel ei ümardaks, sest et meil on vaja veel see kõrgusega ka korrutada ja siis saame hakata ümardama. Et kuni lõppvastuseni hoia see pi siin arvutustes siis sees ja hiljem siis kasutame kalkulaatori piid, et see välja arvutada. Nii et põhjapindala on olemas ja nüüd tuleb see korrutada kõrgusega ehk 14-ga, eks ole, nagu meil siin oli. Ja siit saame siis, kui sa selle kõik kalkulaatorisse nüüd sisse paned, siis sa saad ümardada selle kümnendikeni, nii nagu oli öeldud, ja see on 538,8 kuupsentimeetrit. Järgmiseks leiame siis selle koonuse osa ruumala ehk V2 ja koonuse ruumala on põhjapindala korda kõrgus jagatud 3-ga. Põhjapindala on täpselt sama nagu selle silindril, nii et seda me ei hakka siin teist korda arvutama, me saame kasutada seda sama vastust siit. Korrutame nüüd siis selle koonuse kõrgusega ehk väikse H-ga. Jagame 3-ga, kirjutame selle avaldise välja ja siin nüüd tõesti peab ka kalkulaatoriga ära arvutama selle ja siis ümardama ka kümnendikeni. Nüüd meil on olemas nii silindri ruumala kui koonuse ruumala ja küünla ruumala jaoks tuleb siis need 2 tükki kokku liita. Nii et saame siis selle küünla ruumalaks 583,7 kuupsentimeetrit. Nüüd meilt tegelikult ei küsitud ruumala, vaid küsiti siis seda massi, et kui raske see küünal on. Ja selle jaoks tuleb sul siis aru saada sellest tekstist. Siin on öeldud, et see materjal ehk see parafiin, millest see küünal on tehtud, et selle tihedus on 0,9 grammi 1 kuupsentimeetri kohta. Ja kuna meil on 583,7 kuupsentimeetrit, siis lihtsalt me peame tegema korrutamise tehte. Paneme kirja ka selle küsimuse, et mitu grammi kaalub küünal ja korrutame siis ruumala selle tihedusega siin ja saame, et see kaalub ligikaudu 525,3 grammi. Ja lähme siis kolmanda alapunkti juurde. Siin räägitakse siis selle silindri külgpinna katmisest värviga. Ja küsitaksegi, et mitme ruutsentimeetri katmiseks värvi on vaja, ehk tegelikult küsitakse siis silindri külgpindala. Ja siin sa pead jälle teadma valemit. Silindri külgpindala on siis põhja ümbermõõt, ehk siis ringi ümbermõõt korrutatud kõrgusega. Ringi ümbermõõdu valem on siis pi korda diameeter. Andmed on meil olemas, nii et see on 7 pi sentimeetrit on selle põhja ümbermõõt. Korrutame selle siis silindri kõrgusega ehk 14-ga ja saame, et see on 98 piid ehk siis ligikaudu 307,9 ruutsentimeetrit. Ja see ongi siis selle teise osa vastuseks. Ja kuna siin oli nagu 2 sellist tekstiga küsimust, siis kirjutame välja ka kogu vastuse. Ehk siis, et küünal kaalub, selle kaalu võtame siit. Ja värviga on vaja katta siis 307,9 ruutsentimeetrit. Ja nii ongi meil kogu see ülesanne lahendatud. Vaatame üle ka selle, et mismoodi seda ülesannet siis eksamil hinnatakse. Hindamisjuhend on sul siin silme ees ja vaatame, kus need punktid kokku tulevad. Kõigepealt siis selle andmete kandmise eest joonisele saad sa 1 punkti. Koonuse kõrguse leidmine, nüüd see loogika, mida me siin alguses rääkisime, sellest saad sa ka 1 punkti, et see kõrgus on siis sama nagu raadius, eks ole, tänu selle 45 kraadisele nurgale. Ja siis hakkavad tulema punktid valemite kasutamise ja arvutamise eest. Kõigepealt 2 punkti silindri ruumala valemi ja tehte eest, siis koonuse ruumala valemi ja arvutustehte eest
siis saame 1 punkti selle eest, kui me need 2 ruumala kokku liidame, eks ole, et leida kogu küünla ruumala. Ja 1 punkti selle eest, et me korrutame siis selle ruumala tihedusega, et massi leida. Ja viimased 2 punkti tulevad siis siit, kui silindri külgpindala leida, et jällegi valemi ja tehte eest. Ja kokku annabki kogu see ülesanne siin 10 punkti. Kui sulle tundus selle ülesande lahendus väga keeruline, siis palun võta aega ja tee endale siis need eelteadmised selgeks, sest mida paremini sa oskad kõike seda eelnevat, siis oskad sa ka väga hästi seda ruumilise kujundi ülesannet lahendada. Ja mida rohkem aega sa kulutad õppimisele ja harjutamisele, seda paremini tulevad sul kõik eksamiülesanded välja.